Head rektorid, head prorektorid, head õppejõud, üliõpilased, teised kõrgkoolide töötajad ja otse loomulikult head Priimuse meeskonna liikmed ja kogu Archimedes. Et täiesti märkamatult on aastast 2008 saanud aasta 2014. Ja kui aastal 2008 tundus, et alguse saab üks suur ja mahukas ja igikestev programm, mis suudab teha ära väga palju suuri tegusid Eesti kõrgharidusmaastikul, siis nüüd ongi käes see hetk, kus täiesti ootamatult peame hakkama selle programmi otsi kokku tõmbama. See, et see aeg on läinud väga kiiresti, saab tähendada ainult üht. Seda, et kogu programmi tegevustel on olnud taga väga suur kiirus, väga suur jõud, väga suur entusiasm, sest kõiki asju, mida tehakse kiiresti, suure entusiasmiga, need asjad lähevad tavaliselt oluliselt kiiremini, see aeg möödub justkui lennates. Omal ajal, kui Priimust kavandama hakati ja ma olen täiesti kindel, kuigi ma ei saa täna siin teiega ühes saalis olla, siis on selles saalis päris palju neid inimesi, kes selle Priimuse sünni juures oli, siis otsustati, et see programm saab olema selline, mis aitab ellu viia suures mahus neid arenguhüppeid, mida on vaja Eesti kõrgharidusel, et seda meie ühise hariduse kvaliteeti parandada. Ja nii see programm saigi jaotatud tegelikult ju 6 tükiks. Sai otsustatud, et väga oluline on see, et me panustaksime õppejõudude koolitusse. Ja kui praegu tagantjärgi vaadata, siis tundub kohati, et me oleme rohkem suutnud õppejõudusid koolitada, kui meil neid üldse kokku on Eestis, mis on kindlasti väga tore. Ja loodetavasti see areng jõuab ka loenguruumidesse ja üliõpilased tunnetavad seda vahet. Sai väga palju panustatud õppekavaarendusse, sest kes veel mäletab, siis aastal 2009 pidid kõik meie õppekavad minema üle nii-öelda väljundi põhisusele ja Priimuse programmi kaudu siis püüti kõiki õppekava arendajaid selles suhtes toetada, et see üleminek oleks võimalikult sujuv ja eesmärgipärane. On märgilise tähendusega, et eraldi sai võetud lauale võta teema. Ehk siis arutada selle üle, kuidas oleks võimalik üliõpilastel tegelikult kordamata seda, mida nad juba oskavad oma õpinguid läbida. Sai panustatud uuringutesse. Eesti mitte ainult kõrgharidus, vaid kogu Eesti riik on oluliselt rikkam mitmete väga oluliste uuringute ja nende tulemuste võrra. Räägite siis Eurostudentist, vilistlusuuringust, gümnaasiumi lõpetajate valikutest. Sai tegeletud strateegilise juhtimisega ja sai tegeletud üliõpilaste õpingute nii-öelda toetamisega. Selleni välja, et me panime välja just stipendiumid erivajadustega üliõpilastele, et nende ligipääs kõrgharidusele oleks olemas. Nende 6 tegevuse lõikes on tegelikult minule, aga kõige rohkem meelde jäänud see, et pea iga tegevuse juures olid omad vedajad nii kõrgkoolide poolt kui Priimuse meeskonna poolt, kes seda suure entusiasmi ja kõik kaasa tegid. Ja minu enda väga suur lisandväärtus kõikides nendes võrgustikes või aruteluseminaridel või dokumentide koostamises on olnud kindlasti see, et ma olen saanud väga palju rohkem teada Eesti kõrgharidusest ja oluliselt rohkem tuttavaks nende inimestega, kes iga päev selle nii-öelda olulise rolli täitmisega tegelevad. Mis võib-olla natukene jääb kripeldama kohati tagasi vaadates on see, et me kipume mõnikord unustama, miks me asju teeme. Kui on kuulda seda, et ühte või teiste projekti tehakse sellepärast, et on olemas programm Priimus, siis see ei saa olla ju ometi asja eesmärk. Eesmärk peab olema see, et me tahame midagi muuta ja midagi paremaks teha ja Priimus annab sellele võimaluse, et nii vahendite kui
kui loodud näiteks koostööplatvormide näol. Nii et tegelikult ma väga loodan, et kas või selle päeva jooksul, mis me seda Primust nüüd nii-öelda võib-olla natuke ametlikumalt kokku tõmbame, saaks iga kooli esindaja natuke mõelda selle peale ja võib-olla ka omavahel arutada, et mis tegelikult olid just tema kooli jaoks need kõige suuremad edasiminekud, kõige suuremad õnnestumised ja kõige suuremad arenguhüpped, mida Primuse raames on saanud ära teha. Olgu selleks kas mõni uus juhend või mõni suur uus õppekava arendus või mõni suur uuring, aga mida siis tegelikult on Primus muutnud. Ja tõepoolest, nagu öeldud, kindlasti on ta tugevdanud oluliselt koostööd ja on andnud võimaluse paljudel inimestel uurida, koolitustel käia, reisida, aga mis on olnud see 1, 2, 3 kuldmuna, mida Primusest meelde jätta. Kohe on algamas ka uus tõukefondide periood ja selle planeerimisega me juba täna aktiivselt tegeleme. Primusest me võtame kindlasti mitmeid asju üle. Me võtame üle selle teadmise, et inimestesse on vaja panustada, et meil on vaja edasi tegeleda õppejõudude arendamisega, meil on edasi vaja tegeleda tudengite toetamisega, kindlasti paljude oskuste arendamisega, olgu siis ettevõtlikkus või praktilisema tööoskus. Aga mida me kindlasti tahaksime rohkem näha kui praegusel perioodil, on seesama eesmärgipärasus. Et miks me mingisugust asja teeme ja kuhu me tegelikult sellega välja jõuda tahame. Et need peaksid olema need põhisõnumid, mis me järgmist 7-aastast perioodi toetavad ja kannavad. Aga ma ei kahtlegi selles, et 7 või 8 aasta pärast istume me paljud endiselt siin ja vaatame tagasi järgmistele programmidele või tegevustele ja suudame rõõmu tunda selle üle, mis on vahepeal tehtud ja et see aeg lendab sama kiiresti, sest me kõik teame, et kõrghariduse maastik on täis väga toimekaid ja tegusaid inimesi. Ja ma soovin teile kõike jõudu ja jaksu uute suurte projektide tegemisel ja kindlasti palju õnne ja suur tänu selle eest, et te Primuse raames olete kõik nii tublisti kaasa löönud ja oma panuse tegelikult Eesti kõrghariduse arengusse ja suurtesse hüpetesse nii-öelda andnud.